Kiitus Jumalale, jälle rõõm olla siin üheskoos. Hea osa olla Jumala sõna juures. Täna hommikul me olime ka üheskoos seal, istusime lauas ja tähistasime seda nii-öelda ka vabariigi aastapäeva või kuidas peab ütlema selle kohta. Eks see on ka tähtis ju, kus maal me elame, kus kohas me oleme. See 101 on ikkagi suur samm edasi. Ja siis me kuulasime ka just neid laulupeo laule ja siis seda sama Koitu. Ja siis mõtlesin ka tegelikult, kui deklaratiivne on see laul. Ja Jumala lastele, kui sobilik laul. Jah. Kui üldse, kes on deklareerijad, on ju Jumala pojad siin maa peal. Kes deklareerivad elu, kes deklareerivad tulevikku, kes deklareerivad maa käekäiku. See on just Jumala rahvas. Parim laul nendele laulmiseks. See on tõesti hea. Ja siis me kuulsime seda uut laulu, mis nüüd on sellel uuel laulupeol on nüüd tulemas see Mu arm. Ma usun, te teate sellest. Ja see uus laul, mis tulebki, paistab, et tasand on väga kõrgel, muusikaline, ütleme, standard on väga kõrgel, aga just see sõnum selles laulus jälle, kui sa mõtled, et kuidas seal oli, et neid radu, mida Jumal on enne käinud, käime meie. Vaat see on nüüd jälle nii prohvetlik, mõtled, et täpselt see, mis meile selles apostelikus mandaadis on antud. Meie käimegi neid radu, mida Jumal on enne käinud. Ma ei tea, kui te kuulate seda laulu ja mõtlete nende sõnade üle, see on midagi erilist, teate, mis on seal taga peidus. Ja kuidagi tõepoolest, Jumalat ei saa välja juurde, küll tahetakse välja juurida. Küll mõeldakse, mida ette võtta, et seda Jumalat siit välja saada. Küll mõeldakse hea asju korraldada, kui meil ei oleks Jumalat. Me oleksime ise Jumalad. Aga see on nüüd elu. Elu meie ümber ja elu koos meiega. Nii et ma soovin seda ka, et mõtleme tõesti sellele, et kui me laulame neid laule või deklareerime, ma ei tea nüüd, kui te lähete laulupeolegi suvel, ma väga sooviks seda, et seal saaks seda deklareerida, see on nii oluline. Just täna hommikulgi keegi küsis selle kohta, et ma ei mäleta, kes seal oligi, aga just seda mõtet, et kui sa oled sellisel laulupeol ja Eesti rahva sellises nägemuses, Eesti rahval, sellel on Jumala tee, on Eesti rahva tee. Ei ole muud teed, kui on Jumala tee, on Eesti rahva tee. Et kuidas veel jääda globalistiks? Kuidas veel jääda nii-öelda Brüsseli löa otsa või jääda ootama justkui juhtimist Brüsseli poolt? Kuidas? Lihtsalt see ei ole võimalik. Nii et tänu Jumalale, et Jumal on lasknud need asjad ja ajad ja olud meie ümber meiega, kus meie oleme täna, haarame tõesti kinni sellest deklareerimise teest, sellest Jumala vastuse teest, Jumala lahenduse teest. Ja kui mõelda sellele näiteks, et kui seal Matteuse evangeeliumi 16. peatükis on öeldud ka, et see on see, mida liha ja veri ei ole sulle ilmutanud, ütleb Jeesus Peetrusele. See on see. Aga see on nüüd see, mida Isa on omast tahtest sulle ilmutanud. Ja meile on antud täna Eestimaal, meile on antud Isa tee. Poja tee on Isa tee. Poeg tuli tegema seda ainuüksi, mida ta nägi Isa tegevat. Ja siin tõepoolest tuleb maha võtta kõik orjarüüd või sulase rüüd või ma ei tea, mis see rüüd. Tuleb lihtsalt maha võtta ja tuleb deklareerida. Jällegi deklareerida, nii nagu see teises lauluski on. See sama välja toodud, et sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja nüüd tuleb näha, kelleks on see poeg sündinud siia maale, mida on see poeg tulnud tegema. See on nii radikaalne. See ei ole nii, et ehk natukene läheb paremaks või natukene tuleks meile lootust juurde või natukene läheks elu kergemaks. Ei, see on kardinaalne.
See oli nii, nagu tulime vanast lepingust, tulime uude. See on täiesti uus. Seal ei ole jäänud mitte midagi enam endisest ajastust järele. Kõik vana on läinud, kõik on uueks saanud. See on nii, hea on seda möelda, see on nii läbi lõigatud, nagu möögaga läbi lõigatud. Seal ei ole mitte midagi jäetud meile otsustada või meile midagi sellest arvata. Nii et kui see, mida nüüd on isa ilmutanud ja isa ilmutamas, siis on täna nii oluline, et mõistes seda, on täna, kuidas me ütleme, kui vaadates nüüd oma pilguga siin selles elus ja ühiskonnas, siis väga palju õpetatakse täna vennalt vennale või õele vennale, nii edasi. Me anname edasi seda justkui mida oleks võimalik õpetada, aga ma tahan siin just näidata seda mingisugust paremat teed, mis tuleb isalt pojale, vaimult vaimule, mis tuleb otse taevast. Või kui sa näed seda neid piltigi, et kuidas Jumal kutsub Abrahami välja ja vaata taevast ja näe neid taevatähti. Taevatähtede tähendus on täna tegelikult, need ongi meie vennad. Me võiksime piltlikult öelda, see ongi poeg. Ja kujutad ette, nagu see taevas on, nõnda tuleb see ka siia meie keskele maa peale. Samal viisil tuleb taevas. Ja millest see räägib? See räägib poja esile tulekust. Kuidas nad kõik need tähed ühinevad üheks valguseks. Ja seda, kui ma vaatasin hommikul, just mõtlesin sellele laulupeolegi ja nendele hetkedele, kus Eestimaal tulevad inimesed kokku ja siis sa mõtled sellele, et milline ühtsus, milline isegi tulevad, ma ei tea, kuskohast Hiinast ja vaatad Jaapanist ja õpivad need laulud selgeks ja tulevad siia laulupeole, et kaasa laulda, olla nagu selles suures rahvaste hulgas, olla osa sellest, aga näe midagi, mis tähendab ühtsus. Vaata, nüüd kurb on kuidagi väita või öelda seda, et teate, kunagi inimlikul, lihalikul tasandil ei teki taolist ühtsust, mida Jumal on loonud meile vaimus. Mitte iial me ei ole kusagilt seda võimelised välja võtma. Seda lihtsalt seal ei ole. Ühtsus on Kristuses. Ja vaata nüüd see poja ühtsus, ma kuidagi kujutan või kuidagi näen seda, et kui ta ütleb, et vaata neid taevatähti, kui palju neid on. Kui sa hakkad nägema seda, kui palju on taevatähti ja kui need kõik taevatähed nagu taevas on, nõnda see maa peal on. Ehk kogu Jumala tahtmine, mis taevas on, nii see tuleb siia maa peale. Ja kui see ühineb üheks valguseks, teate, see ongi see, kuidas Jumala auhiilgus täidab maad ja katab maad. Ja Jumala auhiilgusel on oma raskus, millega ta katab. Ja vaata, kui sa loed näiteks seal Jesaja, kus see on seal 43 või kuidas ta seal ütleb, et kui seal noored mehed käivad, väsivad, jooksevad, tüdivad, vaat see on see inimlik jõud. Sa käid, sa väsid, sa jooksed, sa tüdined ära. Aga kes Jehovat ootavad, vaata see on nüüd tema sees olemises, nüüd tuleb uus jõud, uus tõusmine, uus liikumine, seda nimetatakse nüüd lihtsalt Jumala võidmiseks. Vaat see ei ole enam nii öelda, need ei ole enam asjad, mis on nagu lihast või mehe tahtest, need on asjad, mis on pärit Jumalast. Nüüd, kas meie pilk on nende asjade peal, mis on Jumalast pärinevad asjad? Või ootame neid asju, mis oleksid siis inimestest või mida inimestelt õppida, mida inimestelt omandada. Nüüd on see nii hea, et vaadake, need on asjad, mida Jumala vaim hakkab korraga genereerima meie sees. Hakkab näitama meie sees asju. Et hea on vahel mõelda ka, et mul inimlikult ei ole, ma inimlikult ei saa ja inimlikult tulevad alati piirid ette, võimekus, jõud, kõik need asjad on ju, nagu ühel hetkel nagu saavad otsa. Aga see on just nagu see paras hetk edasi liikumiseks nüüd Jumalas. Et sa oled ennast ära ammendanud ja nüüd on see aeg, kus nüüd tema saab tulla esile.
Vaadake, Jumal andis oma poja. Hea on mõelda seda, et Jumal andis oma poja. Ta on andnud endast. Vaat seda mõistes täna, see ongi, võiks öelda, Jumala armastus, et ta andis enese. Mis tal oli, seda tema andis. Täna see, ütleme, inimlik pool küsib Jumalalt, Jumal, räägi, mida ma sinult saan. Ma ei räägi seda mittekristlaste puhul, seal on teine teema, seal on, ta peabki midagi saama. See peabki kohale tulema, muidu lihtsalt asi ei lähe edasi. Aga et see küsimus jääb vahel ka selles kristlikus religioonis jääb sellele tasandile mina ja mulle. No kõik peab minu ümber olema, tähendab, mida ma saan, mis sa, Jumal, mulle annad. Aga nüüd korraga ära mõistes, kui Jeesus räägib neid sõnu ja ta ütleb, et kes nüüd oma hinge jätab. Vaadake, siit tuleb esile nüüd midagi uut hakkab tulema sisse. Nii nagu Jumal jättis, Jumal andis. Jeesus jättis taeva ilu, taeva au. Ta jättis selle. Ja nüüd ta tuli millegisse. Nüüd ta elab kellegis, kes on täna kogudus, sinus ja minus. Nüüd ta elab. Ja nüüd ta räägib sellest saladusest, mis on nüüd suur. Aga nüüd see saladus peab olema ilmutatud. Vaat see on enam see, kuidas öeldakse, et vaata, sa ei lähe enam sõtta ka teatud, võiks öelda, kas öeldakse inimestega või teatud relvastusega, sa ei lähe sõtta, kui sa tead, et see ei ole sulle Jumala käest antud. Vaat, kui sa tead, et see on sulle Jumalalt antud, siis sa ei kõhkle enam. Sa tead, et need asjad hakkavad imet korda saatma. Need on väelised relvad. Tooks võib-olla siin selle mõtte juures veel, et hea on teada, Jumal andis enda poolt kõik. Ta tegi endast kõik, mis temal teha oli. Me ei saaks täna Jumalalt midagi küsida, Jumal anna. Tähendab, see palve nagu enam ei ole see palve enam. Selle palveaeg on nagu läbi. Sest küsimus on nüüd pigem, Jumal, tee mu silmad lahti. Kas ma olen uinunud, olen ma kinni jäänud kusagile, kas mu pilk on valede asjade peal, Jumal, juhi minu pilk nüüd õigete asjade peale, sest Jumala poolt on see kõik lõpetatud tasand täna. Meil tuleb nüüd imetleda lõpetatud ja meie pilk on nüüd see, kus peab olema selle lõpetatu peal. Nii et või ütleks ma selle juurde veel, et vaadake, kadunud poja loo, ma toon siin võib-olla selle mõtte veel siia juurde, et seal, kus selles, ta on nimetatud, on piiblis teda küll kadunud poja looks, aga see noorem poeg, mäletame, võtab endaga ju selle pärandi. Talle oli tähtis, ta saab kätte pärandi. Mis mul sellest isast on? Selle võib selleks hetkeks unustada, on ju. Jätame isa sinna paika. Ma ütlen, kas religioonis teistmoodi ei käituta ka vahel? Kas Jumal on või teda pole, on ta seesugune, on ta teistsugune, mis tähtsus sellel on? Peaasiit, mida ma temalt saan, mida ma temalt omandan. Ja vahel me kuuleme siin oma ümbergi neid lugusid, kellegi isa sai surma, tead, sellega võib veel sedapidi ja teistpidi, sai surma, juhtus see, oli, aga häda, kui ma sellest pärandist peaksin nüüd ilma jääma. Siis mõtled, kelleks meid on kasvatatud? Kes me üldse oleme? Aga ma saan aru, see on see maailm ja sellised asjad, väärastunud mõttekäigud, peaasi, et ma omandan pärandi. Ja vaadake, milliseks meid kristlasigi on kasvatatud tihti. Kuidas ma taevasse saan? Mõtled, kohutav egoism. Ja unustan ära isa, kuhu isa on mind asetanud, kelleks ta mind on teinud. Isa tahab ju nüüd ennast avalikuks teha minu ja sinu läbi. Isa tahab ju meist täna elada ja justkui enam ei mõtle sellele, kes on isa ja võiks öelda, kes on isa ja kuidas tema nüüd minule korda läheb. Ma mõtlen parem sellele isa pärandile, mida ma omandan, kelleks ma selle läbi saan, kui rikas ma siis võin olla. Ja vaat siis ma alles olen keegi, aga oh häda, oh häda, oh häda. Kui sa ei tea, kes sa täna oled, mis sa siis saad? Täna oled sa see, kes sa oled.
nii et meil on see tänane päev ja see on väga oluline ja seda peaks alati küsima ka selle noorema ja vanema venna loos, et vanem peaks olema targem natukene. Ütleme noor rumal. Ma ei tea, kas need on head näited, aga noor rumal ei mõtle palju, tormab ja teeb ja toimetab. Aga vanem peaks ju nii-öelda palvetama või tegema eestpalvet oma venna eest. Oled mõelnud, et see oleks pidanud ta püha kohus olema kodus. Minu vend on ära eksinud, ta vist ei leia koduteed. Mis on lahti, mis toimub? Isal oli kogu aeg korras, ütleme, isaga ei olnud probleemi. Isa teadis. Probleem on poegades. Pojad ei tea, mis lahti on. Ja noorem mõtles, nüüd ma olen isast vaba, nüüd ma olen oma peremees, nüüd ma olen nagu nii-öelda käsimpoon lasen ise, nüüd on kõik minu käes, nüüd juhin mina ise oma elu, see on nii nagu täna Eesti Vabariik. Küll sa tahaks aga seda Jumalat igalt poolt välja visata. Saaks selle Jumala nime välja. Aga meenutades Jumal, vaata see on üks selline ilmutuslik asi, aga Jumal laskis templi ehitada oma nimele. See peab olema üks ilmutuslik nägemine, ta laskis seda teha oma nimele ja me teame seda, et ta ei saanud lasta endale teha selles mõttes, et tempel ei mahuta ju Jumalat. See on väga vilets asi, tead, kui Jumalale ehitada tempel. Kuidas ta sisse ära mahub? See on nagu kaastunde avaldus peaks olema, et Jumal, võib-olla midagi sinust mahutuks sinna ära. Aga see pidi olema Jumala nimele tehtud. Ja kui sa nüüd selle vanema poja osas meenutad seda, siis mida isa ütleb vanemale pojale? Kõik, mis on minu, see on ka sinu. Vaata, tänases päevas me peaksime seda nüüd meenutama. Kõik, mis isa on sinus, see on ka minus. Kõik, mida sa nüüd räägid iganes pojas, see on ka nüüd minus. Sest see nüüd kõik on üks olemises toimib. Vaat siin ei ole enam lahutust ju. Seda on väga hea on seda mõelda. Nii et mõeldes siis kogu, ma ütleks võib-olla selle juurde ka veel, siin tooksin selle mõtte ka veel selle kõrvale, et vaadake sellest Piibli algusest peale, kogu see Aadama patulangemine, vaata kui sa vaatad neid kui ühesid Jumalas, tema igaveses ajas olevaid etappe, on ju elu koos Jumalaga Eedeni aias, siis on see patulangemise aeg, kus läheb inimene, kaotab eluühenduse osaduse suhte oma loojaga, ta ei tea enam, kes ta on, nüüd ta arvab, et ta on Jumal ilma Jumalata ja nii edasi, toimetab asju nii-öelda kuradi instruktsioonide järele ja arvab siis, et ta nüüd on keegi. Ja kus ta ennast ühel päeval leiab ta jälle otsimas Jumalat. Ta ei saa hakkama ilma Jumalata. Ja siis me teame, tuleb see käsuaeg, kus kehtestatakse käsk, pannakse inimese üle valitsema. Käsuaeg on üks teatud vahepealne etapp tegelikult asjas. Tegelikult mina olen mõelnud selle üle, et kui sa vaatad üldse Jumala igaviku plaani, see on tohutu, ütleme, otsast otsani, ta on väga suur, aga ta koosneb kogu aeg ühedest mingitest etappidest. Aga täna religioosne inimene, kui sa mõtled nüüd siia juurde ühte nüüd teist nagu sellist nüanssi, religioosne inimene tahab minna nende etappide sisse ja elada justkui nende etappide sees olevat elu. Aga see on lõpetatud, seda ei ole enam. Need on läinud etapid kõik. Ma ei tea, see nagu vajab nagu kuidagi, ütleme, süüvimist. Leides näiteks endast käsu korraga, siis käsk on, küll täna me teame, käsk on täna täitmiseks, aga küsimus, kes on täitja? Käsk ei ole üldse liha tasandile, me ei ela ju enam lihas, meie see aadamlik, lihalik tasand on lõpetatud tasand. Ma ei saa oma liha enam rakendada käsu täitmisse. Ja mille pärast? See ei eksisteeri enam, see on lõpetatud. Kas pole huvitav? Nii et Kristus lõpetas aadamliku tasandi, ma ei saa enam kunagi Aadamassa enam tagasi. Mis läinud, see läinud. Löö käega, läinud. Ja nüüd, kus ma teenin Jumalat, teenin ma vaimu uues olemises, nii nagu Rooma 7 räägib, on ju. Jumalat teenitakse temas endas.
aga mis siin siis korda läheb, kui hästi ma jooksen või kui hästi mul korda ei lähe või kui palju ma sellest pärandist oskan rõõmustada või asjadest, mis on Jumala käes. Minu rõõm peaks olema Jumalas endas. Ja väljaspool teda nagu ei saaks seda rõõmu või seda olemist Jumala lapsel olla. Tähendab, identiteet ei ole nagu siis paigas kuidagi. Kui minu identiteet ei ole isas olemine, siis kus ma olen? Tähendab, ma leian ennast paratamatult kusagilt valest kohast. Nii et vale koht räägib millegist tulla pettusest tagasi tõe sisse, kes on Kristus. Ja sellepärast, kui ma hommikul mõtlesin ja vaatasin seda, neid laulupeo, neid asju, et see kuidagi kõnetas mind. Rahvas on üks. Rahval on üks mõte. Vaata, nüüd ei ole enam selle globalismil maad ja seda Eesti rahvast nii-öelda solgutada või nüüd mingisse teise, ennem olime selle idanaabriga, kuidagi nende loksutustega olime kaasas või nendega, kuidas need lained meid loksutasid. Nüüd tuleb see korraga lääne poolt. Ja jälle tõmmatakse sind millegiga kaasa, öeldakse justkui miski, mis pidi olevat hea olema, justkui nagu mida inimene ei tea, mis on hea. Aga häda on selles, kui ma ei ole ära tundnud, kuhu mind tõeliselt on asetatud. Et ma olen asetatud üks olemisse oma Jumalaga ja üks olemises hakkan ma alles tundma tõelist naudingut, kes tegelikult on minu Jumal, minu looja. Ja sellepärast nüüd, ma tooksin siin võib-olla nüüd lihtsalt, või seda, et ma ütlen näiteks käsu koha pealt ka veel ühe asja, et vaadake, mis ma olen kuulnud vahel, väidetavat või ütlevat, et niimoodi, et käsk on nagu jaotatud nagu selliseks 3 osaks, ma ei tea, võib-olla olete ise ka kuulnud, et on need tseremoniaalsed käsud ja siis on need moraalikäsud ja siis on need, kas need olid veel need pühade kohta antud käsud, mida siis kõik rahvas pidi neid nagu kõike täitma. Et nüüd Jeesus täitis küll need 2 ära, aga vaata, moraalikäsud jäeti meile. Ma küsin, oota, kellel need jäeti? Kellele? Aadamale. Aga Aadamat pole enam. Kellele? Tähendab valele isikule, see on surnud see Aadam ju. Mis siis, kui öeldakse, et pühad lõppesid ja kõik need tseremooniad lõppesid ära, aga ära on lõppenud ju ka Aadam on ära lõppenud. Kuhu siis moraal jäi? Kuidas siis saab jagada ühte asja ja kui sa loed näiteks siin 5. Moosese 28 algab, kui ta ütleb niimoodi, ja kui sa kõike neid asju pead, mida ma sulle täna annan, kõike, seal ei ole öeldud osa sellest. Inimene arvab, et kui ma 1 suudan või 2 suudan, 3 suudan, no siis ma olen juba tubli. No mis treening see huvitav on seesugune? Kas meie olemine on temas või see ei ole seal? Küsimus on selles. Nii et kui tema on kõiksus ja kõik minu jaoks, siis mul ei ole midagi väljaspool teda. Nii et käsk on lõpetatud Kristuses selle tõttu, et Kristus on minu elu, kes on kesu täitja täna. Nii et käsk on täna täitmises jätkuvalt sellepärast, et minu elu on Kristuses. Aga nüüd ei olene, ta ütleb enam sellest, kui hästi sina või mina jookseme. Vaid küsimus on olemises. Ja küsimus on selles, kuhu tema sind ja mind asetas. Vaadake, huvitav on lahendus. Et lahendus on nagu peidetud nagu mujale kui see, mida inimlik aadamlik pilk otsib ja tahaks saavutada. Vaata, saavutamise tee see enam ei ole. Nüüd on see tegelikult usus olemise tee, kuhu Jumal on meid täna asetanud. Nii et see, kuhu me oleme asetatud, on tegelikult imetlemise paik. See väärib imetlust. Ja vaata, see on asi ka, mida nüüd ei saa, kui inimene ei ole kutsutud sellesse, siis ei ole võimalik seda talle nagu vennalt vennale anda ka. Vaat, seda peab Jumal. Kui Jumal teeb lahti, siis see on lahti tehtud. Kui Jumal paneb kinni, siis ta on kinni pandud. Vaata, see ei ole võimalik enam õpetada kellelegi nii-öelda Jumala teed. See peab olema vaimutee Jumala enda avamise, lahti tegemise ja liikumise tee. Nii et Jumal ise liigub minu sees. Nii et nüüd mina olen ka huvitatud Jumala teest.
kuidas ma olen huvitatud. Sellepärast Jumal ise kõnnib ju ka sellel teel. Nii et ma ei saa siis nõus olla ka maal enam mitte millegiga, mis ei ole kooskõlas Jumala tahte ja tema teedega. Sellepärast Jumal ei ole kooskõlas. Ma ei saa otsida nüüd kompromisse enam millegis. Tähendab, ei ole võimalik otsida, sellepärast et Jumal ei otsi neid asju. Mäletate, kui Matteuse 21 ütleb seal ka niimoodi, et kui Jeesus läks templisse, mäletate, seal 12 salm edasi ütleb, et ta lükkas seal ümber need rahavahetjate lauad ja tuvimüüjate seal need toolid ja tegi platsi nii-öelda puhtaks ja ütles, et te olete teinud selle röövli koopaks, aga see peaks olema minu isa koda ja te olete selle teinud. Ja siis, kui see oli segamini või löödud laiali, kõik need rahavahetajad, aga millest see täna meile räägib? Ega see pole siis ajalooline sündmus olnud ainuüksi Jeesuse lihapäevil. Ja Jeesust selles mõttes ei saa ka tunda enam tema lihapäevil. Ei ole võimalik tunda. Ka see oli vahepealne etapp kusagil sees. Ka see lõppes ära. Ka see sai otsa. Nii et tuleb jällegi näha vaimu olemisse, kuhu meid on täna asetatud sisse. See on täna meie tegelik käimise teekond. Ja nüüd nii ilusti ütleb, et kui ta oli need rahavahetajad ja need mis iganes tuvimüüjad, kõik, kes seal koos olid, kõik laiale ajanud, platsi puhtaks teinud ja siis on öeldud, ja siis toodi Jeesuse juurde jalutumaid, vigaseid, pimedaid ja ta tegi nad terveks. Kuidas? Kui me oleme välja astunud nendest maailma süsteemide, kompromisside, ebajumala rägastikust, oleme välja tulnud, oleme tulnud Kristusesse. Loogiline tagajärg on see, et need asjad sünnivad. Kes on vaimulikult pime, hakkab korraga nägema. Kas see oli huvitav? See, kes oli halvatu või jalutu, hakkab korraga vaimus kõndima. Sest teelt on kõrvaldatud see, mis isa kotta ei kuulu. Nii et isa koda on selles mõttes väga hea asi või väga hea pilt näha, et Jumala poolt oli see koda mõeldud tegelikult Jumala nimele. Nii nagu kord ta seda, kas Taavetile ta mainib sellest või oli ta Saalomonile, kellel ta ütleb, et ta ehitaks koja tema nimele. See on väga huvitav. Nii et see, mida me täna tema nimel, sest küsimus on täna tema nimel, kõik, mida ta nüüd meile annab teha, teeme me seda tema nimel, tema läkitatutena. Me ei saa seda enam oma nimel teha. Seda on hea teada. Isegi näiteks siin ilmutuse raamatus ütleb, ma võtaksin korra lahti siin 3. peatüki, näiteks kust ütleb väga ilusti seda ka meile täna, kui me täna seda loeme siin, ütleb 3. peatükis, lihtsalt lugedes seda Philadelphia koguduse kirjutatud kirja, seda lõppu, siin ta ütleb 12. salmis, kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis ja tema ei lähe sealt enam välja ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna nime, uue Jeruusalemma, mis maha tuleb taevast minu Jumala juurest ja oma uue nime, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Need on haruldaselt head uudised, mis siin on nagu ütleb, ta toob välja, et see ainult juhtub selle läbi, kellel kõrv on kuulda, see kuuleb, kellel silm on näha, see näeb. Ja ta ütleb, ta enam kunagi ei lahku sellest templist. Vaadake, vanasti oli ju see, et templisse mindi, templist tuldi, kuidas öeldakse, templis käidi. Nüüd, tänases päevas, kui templiga on asjad ära tehtud Jumala poolt, oleme jõudnud nüüd sellesse tõelisse olemisse. Nüüd ei saa enam templist väljuda, sisse tulla, Jumal tuleb külla, Jumal lahkub ja nii edasi. Ei ole enam visiite nii-öelda, vaid elu on läinud olemisse. Et ta nüüd on olemises, on see deklaratsioon. Täna, mida me saame rääkida selle maa kohta, sest me oleme tehtud Jumala templiks.
nüüd, kus Jumal ise elab sees. Nii et kui sa vaatad kogu minevikku neid ajaloo etappe, need kõik etapid olid selle esile tulemiseks, kes meie täna elavate templitena oleme. See on võrratu vaadata tegelikult, kui me mõtleme. Ja mitte ühte etappi me ei saa enam tagasi võtta. Mis läinud, see läinud. Huvitav on võib-olla vaadata küll nende etappide sees, mis tol ajal juhtus, kuidas siis asjad toimusid, kuidas siis asjad olid, aga kõige suurema imestama paneva selle ahaa-elamuse meie sees peab tekitama, kes me täna oleme. Vaat see kõik on ju trumf, tuleb ju selle peale välja, sest kõik eelnev sündis ainult selle jaoks, kes me täna oleme, kelleks me nüüd oleme saanud. Ja nüüd me olemegi need, keda tema ütleb meid olevat ja me ei saa nüüd valetada Jumala kohta. Sest kõik, mida ma räägin nüüd Aadama, ütleme tasandil, tegelikult ma valetan Jumala kohta. Midagi ei ole teha, sest küsimus on nüüd siin, kes tänasel päeval on inimene? Inimene on loodud vaimuks. Ta on vaim, ta omab hinge, ta elab ihutemplis. Rääkimata, et kui, ma ei tea, isegi seal, kus ma lugesin või kuulsin selle kohta, et on ka neid täna, kes arvavad, et inimene on ainult üks suur biomass, temaga võid teha seda ja teist ja kolmandat, siis mõtled küll, kas nii madalale võib ka inimene langeda, aga ilma Jumalata polegi piire, kuhu ta võib langeda. Sest ta on langenud. Ja kui pimedalt ta võib nüüd näha, see lihtsalt on see küsimus, ta on lihtsalt pime. Aga inimene on vaim. Ja sellepärast inimene on eriliselt kõrgele tõstetud isik. Eriliselt ülendatud isik Jumala poolt. Et Jumal on pannud, nii nagu inimene kaotas Jumala au, on Jumal pannud oma au inimese peale. Ja tema au räägibki Jumala tegude esile tulemisest. Mitte enam Jumalale tegemisest, vaid Jumalas asjade tegemisest. On ju, tegelikult see loogika on väga lihtne. Kõik räägib temast, kes nüüd on meie elu. Aga ma loeksin siin veel mõningat kirja kohta. Kui võtta lahti Jesaja raamatu korra siin, ma võtaksin siin 62. peatüki, lihtsalt meid julgustada. Prohvet Jesaja siit 62. peatüki ja panete tähele, ma räägin lihtsalt sellise, kes on meie Jumal selles suhtes. Ta ütleb, Sioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Vaadake, see nüüd on kõik Kristuses. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au, sest siin on tegemist ainult Jumala auga ja Jumala õigusega. Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Jehova suu. See oli seesama, mis ilmutuse raamatki rääkis. Siis oled sa toredaks krooniks Jehova käes ja kuninglikuks peakatteks oma Jumala pihus. Sinust ei kõnelda enam kui hüljatust. Vaadake, see oli nüüd see kord siin, kord seal. Täna siin, homme seal. Käin sisse, käin välja, ei tea, kus ma olen. Ega kõnelda su maast enam kui laastatust, vaid sind hüütakse minu armsam ja su maad abiellunu, sest Jehova armastab sind ja su maa saab mehele, sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naib sind su ehitaja ja nagu peigmees tunneb röömu pruudist, nõnda tunneb su Jumal röömu sinust. Ja nii edasi, mis siis ta esile toob, mida siis me edasi teeme, toimetame, aga see olemus, kui me räägime siin just sellest asja olemisest,
kuidas Jumal tunneb meist täna rõõmu. Vaat just seda mõeldes selle üle, inimene, kui palju ta oma elus võitleb selle nimel, et kas Jumalal on minust hea meel. Ma küsin, mis ta sind päästis huvitav siis, kui see küsimärgi all on? Kas siis Jumal eksis või? Nagu Jumal oleks vale sammu teinud. Pääste baseerubki sellel, et ta mind armastab. Ükskõik, mida keegi arvab asjast. Arvaku, mida keegi arvab. Tähtis on Jumala arvamus minu kohta ja sinu kohta. Et ma olen päästetud, olen ma tema omandus ja nüüd ei saa enam hüljatust rääkida. Täna on ja homme ei ole. Ja nagu mina oleksin nagu Jumala mingi katseeksemplar. Olin ja äkki ei ole. Vaid ma nüüd olen. Ja ta ütleb, et ta ei räägi enam kui mingist laastatud paigast, mida on laastatud. Vaid ta räägib kui enda omandist, kui oma armsamast. Teate, kui võimsad momendid tegelikult selle loomuse sees on nüüd. Et kui ma näen nüüd seda, mida tema on teinud. Ja vaadake nüüd, kui see sama Jumal saadab oma lapsed välja. Mida tegema? Ma võib-olla tooksin siin ühe pildi sellest, et selle kohta, tihti see Jumala pilt on, nagu Jumala pilt tihti on. Vaadake, Jumala pilt on ka kord, ühed arvavad nii, teised naa, kolmandat moodi, Jumala, kes see või milline see Jumala iseloom on. Aga kui minul ei ole seda tundmist minu sees, siis ma olen öötsutatav, kõigutatav, igasuguste pettuste, valede, mängude, asjade kaudu mind tõmmatakse siiapoole, tõmmatakse sinnapoole, ma ei tea ise ka tegelikult, kes ma olen. Sest võt see loomus ei ole, identiteet ei ole paigas. Aga kui identiteet on paigas, on kõik on parim. Kui öelda selle kohta ka veel, et siin 4. Moosese raamatus näiteks ühel rahval, ma tooksin lihtsalt siia sellise paralleelina, just kuidas seda Uue Testamendi ajal sa näed, aga mäletate, kui need 12 maakuulejat lähevad välja ja nad pidid tooma informatsiooni või tooma ettekande maa kohta, kuhu Jumal oli neid läkitamas. Täna öeldakse meile ka, et meiegi oleme kui see rahvas, keda Jumal on läkitanud Kaananisse, ja siis tihti tahetakse, armastatakse tõlgendada, see tähendab, siis me oleme nagu taevas või kus enam ei ole võitlemisi, aga see hästi ei klapi kokku sellega, et vaat seal olid need vaenlased. Vaat asjad ei klapi. Tahaksime küll oma meele järgi teha, et kuidas see nagu minu meelele oleks hea, aga Jumal on pannudki meid nende võitluste keerisesse, tahad nüüd või ei taha. Ta on jätnud maale hiiglased. Tahad või ei taha. Meeldib või ei meeldi. No ei saa Jumalale siin nõu ka anda. Tema teab ju kõike. Riik on ju tema oma. Meie ei tee siin ettekirjutusi talle, kuidas tema peab tegema. Meil tuleb jälgida nüüd teda ennast. Ja nüüd, kui kõik need 12, kui sa vaatad nüüd tunnistusi, neid deklaratsioone, mida annavad välja siis need, kes vaatlesid. Nad olid kõik koos, nägid ühte ja samu asju, nad andsid hinnanguid, ütlesid, tõesti see maa on väga hea maa. Kõigil oli ühesugune. Nüüd ühes asjas lähevad nüüd lahku ainult. Ühed ütlevad, seal 10 ütlevad, aga seal maal on suured hiiglased. Ja paned tähele, ma mõtlesin üks päev selle üle, et sel päeval, kui ma päästetud sain näiteks, Jumal ei rääkinud mulle ka nendest hiiglastest. Olete mõelnud? Ta ei andnud üldse informatsiooni hiiglaste kohta. Aga siin on oma point peidus nüüd, või see mõttetera on peidus siin taga. Miks ta ei ole selle kohta infot andnud? See tuleb siit väga hästi välja. Lihtsalt ma loen siit. See siit 4. Moosese siin 13, siin salm 33 ütleb selle informatsiooni kohta. Me nägime seal hiiglasi, Aanaki poegi hiiglaste soost. Me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Ei usu, et nad ikkagi nende käest küsisid, et millised nad nende silmis olid, aga ei tahaks uskuda, et nendel nii palju julgust oli. Aga mine sa tea ka. Mine sa tea ka.
Ja nüüd, kui sa siin edasi vaatad seda raporti, mida nad annavad siis selle maa kohta, et see siin ütleb, on siis üpris väga hea maa. Kui Jehoval on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu Jehovale ja ärge kartke maarahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsi on nad maha jätnud, aga Jehova on meiega. Ärge kartke neid. Ja tüüpiline Jumala sõnum kõlab ka täna tegelikult ära karda. Ära karda. Teate, sellepärast, et maal on hiiglased. Jumal teab. Aga Jumal hakkab nüüd hiiglaste kohta rääkima parajast palast. Mõtle nüüd, mis on tegelikult huvitav. Okei, need on suured sõdalased olid seal. Tänagi on leitud neid luukeresid 15 meetrit pikad ja arvatakse, et isegi 20 meetrit võisid pikad olla, sellised suured pikad mehed, nagu meil selliseid puitki eriti Eestimaal, kui palju leidubki. Ikka natukene hirmu äratav. Aga nüüd Jumal ütleb nende kohta paras pala. Siis mõtled, kas Jumal on eksinud millegiga? Mis parajad palad nad meil on? Et isegi kui ta ütleb, et neid ära süüa, nad ei mahu ju mulle suhugi või kuidas ma neid neelan. Aga ta ütleb, me olime nende silmis millised rohutirtsud. Ja nüüd mulle meenus see, kui ristija Johannes läheb kõrbe, siis on öeldud, tema toit oli seal rohutirtsud ja metsmesi. Rohutirts on paras pala. Ja nüüd see hiiglasi ta võrdleb, nad on rohutirtsud ehk Jumala rahva parajad palad. Aga nüüd vaata kõigepealt sellele hiiglasele otsa, kas sa näed teda rohutirtsuna või näed sa teda hiiglasena? Küsimus on, näed sa välist elu olukorda, siis tundub ta täitsa hiiglane. Näed sa Jumalas, kes sina oled ja teda, siis ta on rohutirts. Paras pala mulle. Ja nüüd, kus saab Jumala rahvast toidetud? Saabki toidetud nende parajate paladega, sest öeldi, see maa on ju, mis piima ja mett voolab, lisaks rohutirtsudele. Ja teate, mis oli huvitav, ma kuulsin ükskord ka seal raadios ühte saadet, kus öeldi näiteks, et mida inimesed tihti kardavad. See on nüüd, ütleme, selline natukene teine teema küll, aga et inimesed kardavad igasuguseid neid tõukusid ja vaklasid ja niisuguseid asju. Kusjuures seal rääkis, et 85% nendest on kõik söödavad ja on väga head inimtoiduks. Tõesti parajad palad. Ainult natukene vingerdavad, teised imelik süüa neid on ju. Aga ma toon selle mõtte välja, just selline, et me ütleme, mis toit see ka selline on. Aga tegelikkuses on see väga väärtuslik toit. Eriliselt väärtuslik toit. Ma tean, et ma olen küll mesinik, tean sellest, et need mesilaste vaglad ja need on ka väga väärtuslik toit, sest see koosneb 100% ainult ematoite piimast koosneb vagel. Ja sellepärast ka, kui karu tuleb, on ju mesitaru lammutama, ega siis ta ei tule mee pärast. Rahvas arvab, et mee pärast tuleb. Tegelikult ei tule. Ta tuleb just nimelt nende vaklade pärast. Sest see on see, mis tekitab temast sellise, kuidas ütleme, kui ta on kord lammutanud ühe mesitaru, siis ta jääbki kogu elu neid lammutama. Sest ta on maitse kätte saanud asjast. See on väga huvitav on seda mõelda, et me arvame vahel, et seal on ikka mingi muu põhjus peab olema või mingi muu asi peaks ka nagu mängus olema. Tegelikult see on üks ääretult valgurikas toit, mida lihtsalt karu vajab. Inimene vajaks ka seda tegelikult. Inimene ei tea seda lihtsalt, milline väärtus. Ja sellepärast vahel inimene kardab neid mingisuguseid tõukusid kuskil seal jahu sees või kus ta leiab neid. Oi, see tuleb ära visata. Tegelikult see on parim, mida tuleks süüa. Ma räägin tegelikkus ja see, mis inimese silme ees on. Ja pane tähele, nüüd on hiiglased ja nüüd on rohutirtsud. Täpselt sama lugu. Ma lihtsalt tooks nagu siin paralleeli. Inimene ei oska enne hinnata, mis on väärtuslik kui see, kui ta ei tea seda, kui väärtuslik see tegelikult on. Kuniks Jumal ütleb seda, söö seda
ja see on sulle nimelt tugevuseks, mida sa varem ei tea. Ära sööd, siis tead, siis lähed julgustad teisi ka. Aga vastasel korral sünnib see, mida need 10 maakuulajad teevad. Ütlevad, ei, sinna meil küll tark ei ole minna. Meie naised, mismoodi seal oli, süüakse ära ja lapsed tapetakse ja hävitatakse ja kõik on seal saagiks ja kõik läheb seal nagu pahupidi. Tähendab, just kui Jumal oleks valetanud. Kellel on nüüd tõde? Ja vaat siin me oleme täna oma identiteediga samal viisil, oleme täna vastakuti. Kas ma usun seda, kelleks Jumal on mu sünnitanud? Kas olen ma rohutirts või olen ma see hiiglane? Kumb ma olen? Siin tuleb selgusele jõuda. Kumb ma siis olen? Kes kellele on söödaks? Kes kellele on loodud parajaks palaks? No ei saa enne asjast aru. See nagu ei jõua ennem kohale tegelikult, kui ma ei ole sellest läbi läinud, aga et ma läbi läheksin, pean ma olema temas endas. Vaat seda ma ei saa inimlikult harjutada või inimlikult õppida. Siin peab olema Jumala juhtnöör ja siin ma pean tunnustama Jumala identiteeti enda sees. Selleks, Jumal, sa mind sünnitasid, selleks ma täna elan ja selles ma täna ka deklareerin, kes ma nüüd täna olen. Mitte, et ma selleks saan, vaid see ka täna mina olen, keda Jumal ütleb mind olevat, sest Jumalast sa ei saa enam, kuidas ütelda, küpseda nagu millegiks kellegiks. Sa sündisid selleks. Mis väga mõnus mõelda, et ma sündisin Jumalas olema Jumala poeg. Nüüd, mida keegi võib arvata, uhkus või mitte või mis see võib olla. Tead, uhkus on jälle Aadama küsimus. Uues loodus pole uhkuse küsimusega tegelikult tegemist. Küll, et meie uue loodu teekond võidakse selle uhkuse kaudu, liha kaudu õigelt kursilt ära juhtida, on teine teema. Aga samas meid ei saada enam kätte, kui sa oled Kristuses. Ja kui sa hakkad nüüd mõtlema neid erinevaid Jumala tõotusi ja mida kõik Jumal on rääkinud, Jumal räägib kõike tegelikult Jumala sõnas ühenduses iseendaga. Jumal ei kirjelda asju näiteks hea või halvana, ärge seda tehke või sellisel tasandil, et sellest nagu oleks kasu, sellest ei ole kasu või niisuguseid õpetusi. Küll, et seal on viiteid selle kohta, aga ta räägib elu ühenduses tema endaga. Kui meie temas liigume, on meil alati korda minek ja on meil õnnestumine. Elu vaid temas endas. Kas pole hea jälle mõelda? Sa ei saa talle midagi teha, nagu tal oleks midagi vaja. Selle koha peal on väga niimoodi mõelda jälle selline halleluuja. Tähendab, ma sündisin selleks, et olla tema ise. Sest muidu see kõla on natuke imelik, nagu et kui sa vaatad, et Jeesus siin näiteks maa peal olles räägib ühesid teatavaid sõnu, kui sa oled mõelnud, siis sa vaatad nagu Paulust, tema teekondi või tema neid kirju, ta nagu tegi midagi muud ja siis, kui sa vaatad nüüd näiteks täna püha vaimu, siis ta teeb nagu midagi kolmandat justkui. Väga raske on seda nagu paika panna, aga küsimus on see, kuhu me täna oleme tulnud. Me olemegi tulnud vaimu seisundisse, tähendab, kus meie vaim inimestena kehtestame Kristust. Me ei tee enam seda Jeesust, on ju, et järgides tema, saame aru seda kirjasõna, seda tuleb õieti mõista muidugi. Kirjasõna on hea ja õige ja püha ja kõik nii edasi, aga meil tuleb täna omandada vaimusõna. Kirjasõna vajab täna tegelemist. Kirjasõnaga on täna vaja koos olla, et vaimusõna tuleb ja vaimusõnas oleme me läkitatud siis teostama. Mida tegema, seda tegema, sest see on juba Jumala tegusid esile tooma. Need ei ole enam meie teod, need on nüüd ju tegelikult tema teod. Nii et see teeb elu väga röömsaks. Nii et siis iga hiiglane igas momendis võib olla meile kui rohutirts ja suu täis. Ja ta räägib nendest rohutirtsusest, et need on maiuspalad. Ärme unusta seda. Need on maiuspalad. Ma ei tea, kuidas. Ma ei tea, olete proovinud, kas rohutirts aitab süüa või aita, mina ei ole proovinud, ma ei tea. Ei oska hinnata, kui maitsvad nad on, aga nad teevad tohutut laastamistööd. Seda me oleme kuulnud, tervet viljaväljad ja mida nad kõike laastavad, kõik rohelise oma järelt nad hävitavad,
seda peetakse kui nagu needuseks, kus see rohutirtsud on üle käinud, nad on kõik ära laastanud, mitte midagi ei ole sellest kui järgi jäänud. Maa on täiesti mustaks tehtud. See on nagu nende laastamise protsess ja samal viisil on kurat hävitanud täna. Mitte midagi ta ei ole järgi jätnud. Ja kujutad ette, sina ja mina sünnime nüüd siia Jumala poegadena. Nüüd need samad rohutirtsud on meile magustoidud, mida me võime süüa. Samal viisil, kui Taavet tuleb sinna võitlust vaatama ja vanemad vennad küsivad, mida sa oled täna tulnud vaatama siia, siis ta tegelikult tuli rohutirtsu sinna sööma, oma maiuspala sööma. Saate aru, on ju? Mida sa oled täna siia tulnud vaatama? Ta ei olnud seal juhuslikult, kuulge. Isa ei läkitanud ka mitte teda selle toiduga sinna vendadele süüa viima, mitte juhuslikult. Ta tuligi Jumala juhtimises, sest see oli see võitlusmoment, kus ta pidi kohal olema. Ja kui sa loed näiteks siin Esekeli 36. näiteks neid tegusõnu ja mõtle selle, ma võiksin siin lugeda kord just neid tegusõnade poolest. Panin tähele siin näiteks Esekeli 36. siin ta ütleb, rõhutab just näiteks neid, mida teeb Jumal, just selles võrdumis, mida teeb tema ja nüüd mõtle, kes on selles nagu inimene. Me oleme ainult vahend tema käes, kui sa vaatad seda sellisena. Näiteks, kui ta ütleb siin, et 24. salmist näiteks edasi, siin ennem ta juba ütleb ka, et kuidas ma osutan oma pühadust teie juures. Nüüd ütleb, ma võtan, pane tähele, mida kõike teeb Jumal, sest seda ei tee mitte inimene. Ma võtan teid, nüüd ta ütleb, kogun teid, toon teid, teie omale maale on ju, ma piserdan teie peale, puhast vett, et te saaksite puhtaks. Siis ta ütleb, ma puhastan teid, ma annan teile uue südame, panen teie sisse uue vaimu, ma kõrvaldan teie ihust kivise südame, annan teile lihase südame, ma panen teie sisse oma vaimu ja teen. Vaat siin ei ole enam käsk, mis on ju korraldaks, vaid teen, et te käite mu seadluste järele ja peate mu kohtuseadlusi, täidate neid. Siis ta ütleb, et ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist. Ma kutsun esile vilja. Ma teen rohkeks põlluvilja või selle puuvilja ja põllusaagi ja nii edasi. Kui sa hakkad vaatama seda, mida tema teeb ja pane tähele kõike, mida tema teeb, see sünnib kõik nüüd meie sees. Kas pole huvitav ikkagi? Nii et kui me oleme saanud kuningriigiks täna, siis saame aru on ju, et kuningas ja kuningriik on selles olemises ühinenud. Kuningas kuningriigis. Ta nimetab meid küll kui omaks kuningriigiks, aga tema kui kuningas, tema kui pea, meie kui ihu kogudusena oleme juhitud pea poolt. Nii et kunagi ihu ei juhi pead, on ju. Riik ei juhi kunagi kuningat. Loodud on nii, et kuningas korraldab oma riiki. Mõelgem vaid, ja kui sa loed nüüd näiteks siin seda, kas või seda Ehvesuse 5. peatükki, kus ta ütleb selle kohta, ta jättis oma taevase au, ta jättis oma taevase elu, ta jättis kõik, mis temal isa juures oli. Ja ta tuli ja ta sai nüüd Jumala pojaks, et meie nüüd tema läbi oleksime need, kes me oleme ja mitte midagi muud ega rohkemat. Nüüd, kuidas Jumal armastas oma poega, täpselt sama armastusega armastab ta meid täna, sest meie oleme ju tema poeg. Isa armastuse läbi poja sees. Mõtle vaid, millised lahendused on Jumal toonud, just ma mõtlen selles üks olemise koha pealt nüüd, et ta on meid kokku pannud. Kui Johannes evangeelium näiteks 17. peatükk ütleb selle kohta, kus ta ütleb seda nii hästi, ütleb siin 22. salmis, selle au, mille sa andsid mulle,
olen mina andnud neile, et nad oleksid üks. Nõnda nagu meie oleme üks, mina nendes, sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina mind oled läkitanud ja oled armastanud neid, nõnda nagu sa mind oled armastanud. Jällegi see üks olemine, Jumala au on see, kelle sees me oleme ühendatud üheks. Mõelge, kui hea jällegi, haruldane, nii et see ei ole mitte enam sinu elu, minu elu, võiks öelda meie elu, tegelikult on see Jumala elu. Nii et siin, kui me räägime ükskõik kellest Jumala lapsest, me räägime tegelikult Jumalast endast. See kõik on ülekanne, kõik ülekanne tuleb tegelikult ju temale. See on ka selle poolest on seda väga hea on selle üle mõelda. Ja just see, et kõik, mis on minu, on ka sinu, et see poja lugu, kui sa mõtled selle üle, mis oli poja sees, see sama elu oli ka isa sees. Ja siin, kui 2. Korintuse kirjas ütleb 6. peatükk ja 16. salm, ja ta ütleb ju, ma olen nende Jumal ja olen nende sees. Vaadake, me oleme püha vaimu templid, nüüd kõik, mis toimub templi sees, toimub ju Jumala eluna. Ega Jumal ei, seda võiks ka öelda, et ei mahuks ju templisse ära. Aga ta on ometi igas templis ja kõik need templid, sellepärast ma nägingi nagu vaimus seda pilti, et kui ta Abrahamile näitas kord neid taevatähti, mis kõik on taevas, ja kujutad ette, ta ütleb, see peab ka sündima maa peal, siis kõik need taevatähed ühinevad poegadees, erinevates Jumala poegadees, üheks pojaks, üheks täiuseks, kes kõik kõigest täidab, see on tema ise, isiklikult ise enda kohalolekus. Nii et lõpuks ei räägita ühestkist nii-öelda pojast, vaid räägitakse ainult temast endast. Ja võiks öelda ka see meie, kui võiks öelda vanem vend või ka vanem poeg, kuidas võiks selle kohta öelda, Jumalal oli, ta läks Golgatale ja ta lõpetas seal kõik. Nii et me võime olla nüüd tema tõttu kõik üks tervik. Ei ole enam seda, et me oleme eraldi. Ei saa enam mingisugust möödet tuua Jumala lastes, mina siin ja Jumal seal või ühed siin ja teised seal, vaid kogu ihu on tegelikult täidab täna ainult ühte eesmärki, tema eesmärki. Tõesti hea, ja ta ütles ka, et kui ta jättis selle kõik, siis on öeldud, mina räägin täna Kristusest ja mina räägin kogudusest, mitte enam mehest ja naisest. Ta ütleb, see saladus on suur, ehk teisisõnu, see on saladus, mida vend ei õpeta vennale, ei ole võimalik enam inimeselt inimesele, vaid see on nii, nagu ta ütles, minu isa, kes on taevas, on sulle seda ilmutanud. Mõelgem, see on vahva täna, et seda, kuidas me oleme üheks saanud, ei ole enam sinu ja minu, võiks öelda nõu või tahtmise soovide järele, vaid see on nüüd kõik, mis on Jumalas isas. Ja tooks ühe mõtte veel siin välja selle, mis räägib sellest ühest, kui tugevalt on ta pannud meid ühte. Näiteks see Taaveti laulus, kus ta ütleb siin 133. laulus, ta ütleb, et vaate, kui hea ja armas on see, et vennad ka ühel meelel üheskoos elavad. See on nagu hea õli pea peal, mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse, mis tilgub alla tema riiete palistusse ja nagu Hermoni kaste, mis langeb Sioni mägedele, sest sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Sinna, jälle see asukoht, kuhu ta on seadnud. Ja kui sa mõtled, et see, mis on toodud nüüd Aaroni preestri ameti pildis, on see toodud meie ette, kuidas see õli läbi Aaroni, selle templi rüüa, selle teenistuse, kuidas tema toimetab teenistust, tuleb esile see võidmise õli. Tegelikult on ju Kristus täna meie pea.
Jumal valas võidmise Kristuse peale. Ta pani Kristuse pea kokku Kristuse ihuga. Mäletate, kui öeldi, et rebastel on urud ja lindudel pesad, aga inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pea asetaks, siis ta otsis pea asukohta õlgade vahele, et keha kui ihu saaks ühendatud peaga. Ja nüüd, kui ta ütleb, kui nad ühel meelel üheskoos elavad, siin on ainult vaimus võimalik see. See ei tööta enam inimlikul tasandil. Aadamlik tasand on lõpetatud. Seal ei lähe enam ükski asi korda. Nüüd on oluline, mis ma täna just mõtlesingi, et oluline on näha taevast liikumist Kristuses, sest ta ütleb, et see on alati võidmisega kaetud, mis voolab pea pealt kõigi nende teenimise rüüde üle, kuni alumiseni välja. Voolab võidmise õli, nii et taevane teenistus toimub täna ainult taevases sfääris, seal, kus me täna asume, oleme ja elame. See ei tööta enam religiooni tasandil. See on läbi. Need mänguasjad on Jumal ära korjanud juba inimeste käest. See on lõpetatud tasand. Nii et ainult üks meel toimib temas endas, tema enda elu esile tulemises. Nii et teate, need on nii põnevad asjad täna, kus meil peaks olema üks selline kirglikkus või selline iga hinna eest ma pean sealt läbi suruma, et kätte saada, sest igat suutäit, mida ma olen nendest hiiglastest maitsnud oma teel, see iga suutäis teeb mind aina näljasemaks suuremate hiiglaste järele. Mõtled sellele? Natuke imelik mõelda võib-olla, millistena nad esialgu välja paistavad, aga fakt on see, et nad on meie teel. Jumal võib-olla palju neist meile rääkinud ei ole, aga need on sellised üllatusmomendid. Ja üllatusi peab teel olema. Nii et Jeesus tegi Golgatal kõik ära, ta lõpetas kõik sinu ja minu eest, et meil oleks täna õigsus, õiglus, kõik nii, nagu see ütleb, tema aujärg saaks olla täna meis, tema elu avalduks täna meis, kõik tuleks esile meie kaudu, siis ta ei ole jätnud enam sinule, minule mitte midagi siin arvata ega teha. Vaid kõik, mis ta tegi ta ise ära. Nüüd, et see kõik, mis on meil, on ainult kõik temas olemise läbi. Nii et need olid need mõtted, mis ma tahtsin öelda, et see lõpptulem näha nüüd kõike ühendatuna Kristuses, kõik koos Kristusega. Teekond oli võib-olla algusest, vaatame patu langemisest peale, küllalt pikk. Ja kui sa täna kuuled seda teekonda, siis topitakse ikka sealt küll vanad sisse, küll käsku sisse, küll igat asja püütakse sinna juurde pookida. Seda oli Jeesuse päevil, oli sellega probleem, täna on sellega probleem. See on kõik tegelikult nägemise küsimus. Et ma ei näe seda selgelt, et Jeesus oli täielik vastus Jumalale. Absoluutne ja täiuslik. Nii et selle tõttu võime meiegi täna end nimetada täiuslikeks Kristuses. Me oleme Kristuses, on ju. Me oleme selles võidmises. Väljaspool võidmist ei ole meil olemist. Olemine on ainult temas endas. Ja see on täna meile ka, et näha möötu kõike, mida Jumal möödab tema nüüd ise endaga. Ehk teisisõnu, kui sa näed Vana Testamendi kuningaid möödeti, neid möödeti kõiki Taavetiga. Samamoodi ta möödab täna kõike oma pojaga, Kristusega. Teate, kui hea elu on ju? See on tõesti löögastav ja nüüd ongi siin Jumala rahva hingamine. Selle sees ongi Jumala rahva hingamine, sellepärast, et tegude tegemise aeg on läbi. Mõista muidugi õieti, sest meie oleme nüüd Jumala tegudes, selles nägemises. Jumala teos loodud tema enda tegude avaldumiseks. Nii et inimteod, mida sooritaksid või tahaksid teha, nende aeg on läbi, sest Aadam on läbi. Ja nüüd on järele jäänud Kristus ja Kristus ongi Jumala elu avaldus. Nii et selles näha, et igas asjas ma tahaks öelda ühendus, ühendatud, kokku pandud, kokku liidetud, alati Kristus minu elu. Siis ta ütleb, kui see nii on, siis me mõtleksime nendele asjadele, mis seal on, elaksime nende asjade sees ja ta ütleb, ja kõik meie vana on surnud, üles äratatud uude, täiesti uude. Ja see uus ongi Kristus. Nii et see ongi tunda täna Kristust.
nii et ma tean, et need hiiglased hakkavad peidust välja pugema, tulevad välja. Sealt ei ole meil kellelgi pääsu. Aga teate, ma ütlen juba ette, need on need parajad palad. Kergen seda teisele öelda ennem. Väga kergen kõrvalt öelda. Ma tean ka, et see nii on. Aga kuidas see vormub või esile tuleb või teostub kellegi elus? Aga nad on parajad palad, sellepärast, et nad on rohutirtsud. Lihtsalt Jumal räägib seda. Aga võta sa kinni, kui ta on su ees, on ju. Ja vaat siis Jumal pöörab selle asja korraga, et sa näedki selles hiiglases rohutirtsu, sest nad on kõik juba Jumalas võidetud. Ja see teeb elu rõõmsaks lihtsalt, sest siin ei ole enam meie võitlus, kuidas meie võitleme ja võidame, vaid hoopis, kuidas tema võitles ja võitis. Kõik baseerub nüüd sellel, sest Jumala rahvas on ju nüüd olemise rahvas temas, mitte enam saavutada temale kui midagi. Nii et halleluuja, oleme rõõmsad, toidulaud on meil imeline, kõik on meil võrratu, tema poolt paika pandud, tema poolt juba ära vastatud, lahendatud, lõpetatud, nii et meil on ainult tähistada. Ja tähistus on alaline. Aga täname Jumalat veel. Täna sellisel tähtsal päeval ka tahaks siin Eestimaa eest, nende olukordade, asjade eest, mis siin maal on, ja sa näed ise ka neid asju, kus sees võib-olla sina isiklikult ja mida sul on näidatudki, aga et tänada Jumalat, millises potentsiaalis me täna elame, millise elukeskkonna sees me täna oleme. Täname Jumalat. Jumal, me täname, et sinu õigus on täna meie õigus, sinu elu on täna meie elu. Ja kõik, mis Jumal on sinus, sa oled üle kandnud selle taevase täna, nii nagu see taevases on täna meist see, ja meist ongi saanud see sama taevane elukeskkond, see taevane, kes peab esile tooma nüüd Jumal sinu teod, sinu tahtmised, sinu eesmärgid, kõik, mida sina oled aegade algusest investeerinud, võiks öelda inimkonda, tahad sa seda lõpuaegade käigul esile tuua oma poja sees, sest see on nüüd sinu armastuse avaldus, sinu armastuse väljend meie kaudu ja me tahame sellest kuulutada täna Eestimaa üle, sellel tähtsal päeval küll, aga kui on ka valimised tulemas, tahame kuulutada Eestimaa tulevikku ja head käekäiku Jumal sinus. Me kuulutame seda sinus, Jumal, sest sina oled pannud sellele maale ühed piirid ja ühed rajad, et hoida seda maad, kaitsta seda maad, valvata selle maa piire. Jumal, me õnnistame selle maa piire ja kõik, kes tahavad ka plaanivad kurja selle maa suhtes, me kuulutame juba eoses kadu kõigele kurjale, kõige kurja nõule, kurja plaanidele, kurja tahtmisele, soovidele. Me kuulutame langemist ja me kuulutame Kristus sinu üles tõusmist sellel maal. Me kuulutame Jumal sinu poja kõrgeks saamist sellel maal. Me kuulutame sinu kuninglikkust sellel maal, sest sina oled tõstnud üles ühe rahva, keda sa nimetad kuninglikuks preesterkonnaks, kes ei pea läbirääkimisi, kellel ei ole omi arvamusi, vaid kes tulevad ja deklareerivad sind ennast sellele maale. Sinu eesmärkide esile tulemist selle maa suhtes, et sa tõstad üles ühe rahva, keda muide varemalt ei tuntud ja kellel ei olnud nime, aga nüüd nimetad sa seda rahvast oma enda nimega. Ja see on sinu uus Jeruusalemm, see on nüüd sinu püha linn, kus sina ise toimetad, kus sina ise tegutsed, kus on sinu hääl kuulda selle maa jaoks. Ja see maa peab kuulma sinu prohvetlikku häält, mida sa lased kuulda omast pühast linnast, lased esile tulla ja sa ütlesid Sioni pärast, sa ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema pääste põleb otse kui tõrvik. Tema õigus on tulnud esile. Kristus, sinu lõpetatud töö on saanud paika ja Jumal, me täname, see teostus 2000 aastat tagasi. Sa võtsid vastu selle rahva enesele, et see rahvas on nüüd sinu nime au kiituseks ja see rahvas toob esile sinu kiidetavust kõikjal, kus ta läheb.
tulevad kokku sinu õuedesse kiitusega, su väravaist sisse tänuga, ülistuse, kummardusega, sest Jumal, me täname 24/7, toimub see teenistus ja see rahvas tuleb jätkuvalt selles kiitmises, kummardamises, sinu kõrgeks tõstmises, tuleb jätkuvalt kokku ja kuhu ta ka läheks, ikka sinu kõrgeks tõstmises, sinu nimele au andmises. See rahvas liigub, see rahvas käib, see rahvas elab. Jumal, et sinu nime kuulsus sellel maal on seesugune, et ei tunta ühegi teise ebajumala nime sinu nime kõrval, kus on sinu valitsus, kus on sinu meelevald, sinu autoriteet, kus on sinu nii nagu sa ütled, see ainuteokraatlik võim, kus on ainult sinu sõna ja ei ühegi teise sõna ei võeta selle kõrvale, mis on Jumal, sinu sõna, mida sa oled kehtestanud selle maa jaoks, et nende kõikide silmad peavad nägema sinu päästet. Peab esile tulema, Jumal, sinu poeg, täius sees, nii nagu sa oled loonud oma poja, sinu troonil, kõrgeks tõstmises, austatuna, kus ei ole tal kortsu ega laiku ega muud selle sarnast. Jumal, me täname, see on sinu ilu, mida sa oled korda saatnud Kolgatal, mida sa tegid oma lõpetatud töös, et see oleks täiuste täius, kes tuleb esile, sinule meelepärane, sinule vastuvõetav, sinust sündinud, sinu seemne kandja, sinu elu esile tooja. Jumal, me täname, et see on aset leidnud sinu sees. Tänu sulle, see on sinu õigus ja sinu õiglus. Ja me täname, sinul on selles kõiges vabad käed teostada ennast Eestimaa suhtes ja kõigi nende poliitporteide suhtes ka, kus ei ole kooskõla, kus on lahkhelid. Jumal, me täname kõike, mida sa tulid tegema, tulid sa kokku panema, üheks looma, terviklikkust esile tooma, et oleks ainult sinu nime tundmine. Jumal, ja me ei ole nõus millegiga, olgu see ka president, kes püüab võib-olla lahkhelisid luua. Issand, me ei ole nõus millegiga, kus on lahkhelid, kust püütakse tuua lahutust, mis meeldib ja mis ei meeldi. Vaid Jumal, meie kuulutame vaid sinu teed, me kuulutame sinu tõe esile tulemist, et sina paned sellele maale õige valitsuse, õige presidendi, rahva poolt valitud, nii nagu sina oled määranud selle rahva eksisteerima siin Eestimaa nende piiride ja rajade sees. Sina määratled sellele õiged juhid. Jumal, nii nagu sinu riik on õigluse riik ja kõike, mida sina taevast üle kannad ka sellele maale, sellele konkreetselt Eesti rahvale, tuleb see esile sinule kõrgeks tõstmiseks, sinule au andmiseks, sinu nime väljenduseks. Sa oled Jumal, kes sa juhid seda maad. Sina oled Jumal, kes sa korraldad selle maa käekäiku ja ei ole ühtki teist nime väljaspool sinu nime. Jumal, ja me täname, et sa ometi kasutad inimesi, kasutad ometi neid erinevaid poliitilisi parteisid ka samal viisil. Kõike, mida sa kasutad, Jumal, kasutad sa oma eesmärkide esile tulemiseks, nii nagu sa kasutasid vaenlast oma enda töö täide saatmiseks. Jumal, me täname, sa oled Jumal ja meie tahame öelda, meie tahame lasta olla sul Jumal, nagu sina Jumal oled. Ja me täname igavene, muutumatu, seesama kindel, kes sa olid, kes sa oled ja kelleks sa jääd igavesti. Jumal, et sa oled armastuse Jumal, et sul on head mõtted oma rahvaga, oma pojaga, et tuua esile iseennast läbi selle rahva. Tänu sulle selle palve kuulmise eest ja tänu sulle vastuse eest meie maa ja meie rahva üle. Jumal, tänu sulle, et nad on kaitstud ja nad on hoitud sinu sees, Jeesus. Amen.